Tere tulemast Eesti Rahva Muuseumi poodi. Kes veel võib-olla meile külla ei ole jõudnud, siis see on muuseumi pood, kus me tahame kõikidele eestlastele, kes meid külastavad ja loomulikult ka välismaalastele näidata, mida eestlased suudavad pakkuda ja teha. Seega siit leiab nii vanu traditsioonilisi käsitöövõtteid kui ka täiesti uut Eesti disaini. Absoluutselt midagi igale maitsele. Julgustan kõiki meile külla tulema. Kui rääkida ühest toote eduloost, mis mulle endale tohutult meeldib, siis näiteks eelmise aasta kevadel oli meil avatud rätikunäitus ja me saime koostööd teha Anu Rauaga, kes lubas enda kauneid kujundusi kasutada meie rätikute peal. Selle raames me lõime 4 rätikut, mis on pisut odavamast hinnaklassist ja ka 2 sellist kallimat siidirätikut selle jaoks, et kõigile muuseumi külastajatele oleks võimalik endale kaasa soetada tükike Anu Raua kunsti. Sa pead alati arvesse võtma, et kõikide rahakotid on erinevad, aga selle positiivse eduelamuse tahavad muuseumist kõik kaasa saada. Ja ma soovitan väga seda uurida ja sellel päeval, kui me avasime täiesti ametlikult selle toote väljapaneku, tulid meid külastama ka kõik meie enda kolleegid, keda meil on siin üle 100, sest tegemist oli tõesti väga palju uudishimu pakkuvate toodetega ja väga edukas esimene müügipäev oli. Ja võib-olla teine toode, mida ma pean ka selliseks eduelamuseks. Meil on eduelamusi tegelikult palju, aga mulle endale kohutavalt meeldib, kui satub ette ka näitus, millega saab natukene pulli teha. Ja aastaid tagasi me avasime 90-ndatest näituse, mille raames ma ostsin ära õiguse kasutada sellist laulusõna, nagu täna öösel ma taipasin, et armastama luuserit ja asendasin sõna luuserit siis muuseumiga. Tegemist on tõeliselt eduka tootega, seda tulid ostma samuti kõik meie enda kolleegid, kes kannavad seda tänaseni uhkusega, aga on näha, et kui eestlased tulevad ja märkavad seda toodet, siis nad hakkavad naerma ja rõõmsalt kaasa laulma, sest et see on tõeliselt selline positiivset meeleolu loov toode. Et kui me räägime üleüldiselt toote loomisest, siis on tooteid, mida on justkui kergem luua, kui tekib idee ja teostus tuleb kohe järgi, näiteks nagu need Anu Raua rätikud. Anu on meie enda töötaja, kes ilma lisatasuta lubas enda kujundusi kasutada, siis teinekord tulebki ette, et tekib idee ja pead hakkama alles mõtlema, et kas ma võin seda üldse teostada või mitte. Et selle särgi puhul pidin ma kõigepealt ühendust võtma Eesti Autorite Ühinguga, leidma üles sõnade autori, pidama läbirääkimisi ja tegema hinnapakkumise, mis õnneks oli küll ühekordne autoritasu, aga ma arvan, et see pikas perspektiivis on ennast kenasti ära tasunud. Kuna me täna räägime sellisel teemal nagu turunduskanalid ja kuidas turunduskanalid saaksid toetada muuseumipoe arengut, siis Eesti Rahva Muuseumi poele sai kohe uue maja loomise alguses loodud nii Facebooki kanal kui ka Instagrami kanal. Ja miks me seda tahtsime eraldi luua on, et meil on siin nii palju, mida pakkuda ja me tunneme ka vastutust nende käsitöölaste ja tublide ettevõtjate ees, et nende kaupa paremini müüa ja et seda kõike rahvani tuua, siis tavakanalil oleks seda infot ilmselgelt saanud liiga palju. See on ju teada, et sotsiaalmeedia võib nii toetada kui ka väsitada. Kui sa teed päevas üle 2 postituse, siis naljalt inimesed enam sind jälgida ei jaksa. Kui me lõime oma sotsiaalmeedia kanali, siis saime üsna kiirelt selgeks, et inimesi huvitab, mida me pakume. Ja inimesed on huvitatud sellest poest, sest et kes ei olnud veel ise muuseumisse jõudnud, tuli peagi meie poodi ja ütles, et ma nägin teie toredaid postitusi ja ma isegi ei teadnud, et teil on siin selline pood olemas ja me ei teadnud, et te pakute siin ka näiteks Eesti disaini. Et tihtipeale kahjuks oli ikkagi selline nagu arusaam, et Käpiku muuseum, ju me siis ikkagi ainult käpikuid siin pakume, aga tegelikkuses käpikud ongi väga olulised ja me näitame ka nende eripära oma turunduskanalitel, me räägime, kui palju vaeva näevad väike tootjad selle jaoks, et üldse oma kaupa müügile saada. Et ühesõnaga ma soovitan kõigil katsetada seda turunduskanalite lisavõimalust, et oma poodi esile tõsta. Kui me räägime ka sellest, et omaette turunduskanal võib tunduda algselt pisut hirmuäratav, et töökoormus suureneb,
kas ma oskan teha seda, mis on vaja, et see kanal läheks ka elama, siis omalt poolt ma võin kinnitada, et ma ei kuluta selle jaoks ülemäära oma tööaega, et pigem kui meil tuleb mingit uut kaupa, siis ma filmin mõned kiiremad videoklipid, kasutan tootjate enda fotosid ja siis lisan nad vastavatesse kanalitesse, nii nagu seal parajasti trend ette näeb. Et teadupoolest Instagrami jaoks on vaja teha reelse, ehk siis minivideosid, siis ma tõesti natukene rohkem kulutan aega, et neid videomaterjale siin teha, aga ma räägin ikkagi tõenäoliselt 5–10 minutist. Ja seejärel ma valin sobiva laulu, kuna me oleme muuseumi poolt niikuinii kinni maksnud ka autoriõigused, et me võime muuseumis Eesti laule lasta, siis me võime need kasutada ka oma turunduskanalites. Ja kui ma selle video siis kokku monteerin koos lauluga, siis tavaliselt on inimesed saanud väga palju positiivset vastukaja meile anda ja tulevad ka koha peale uudistama, millega päriselt tegu on. Et tõesti omalt poolt ma kinnitan, tegemist ei ole väga ajamahuka protsessiga. Eesti Rahva Muuseumil on olemas ka päris suur e-pood, mida me kasutame, et turundada ka seda kõike, mida me siin poes koha peal teeme. Paratamatult kõik poodi ei jõua, aga läbi e-poe saame me pakkuda seda eduelamust, mida me Eestis loome isegi ka välismaale. Näiteks Ameerikas on meil üks püsiklient Roman, kes on teinud juba 5 korda tellimust meie trükistele ja pidevalt turundab meid väljaspool Eestit. Kui me räägime sellest e-poest üldiselt, siis ma arvan, et ülioluline ongi tegelikult nii e-pood, muuseumipood füüsiliselt kui turunduskanalid ühte kompotti panna, kuna nad kõik toetavad üksteist. Läbi turunduskanalite suuname me inimesed e-poodi, kus nad kas sooritavad ostu või saavad esmase maitse suhu ja kui väga võimalik on, siis tulevad ka Tartusse koha peale. See on meil üsna iganädalane teema, et inimene astub poodi ja ütleb, et ma nägin e-poes ja ma tahtsin koha peale proovima tulla, tahtsin näha, kas teil on suurem valik ja nad teevad siin koha peal selle ostu reaalselt ära. Kui me räägime sellest e-poe omamisest üldiselt, siis paratamatult see on töö, mis võtab mahtu. See tähendab, et peab olema meeskond, kes sellega päriselt tegeleb. Minu kogemuse järgi esimene e-pood, mille me ERMis avasime, ei toiminud, kuna ta oli meil justkui olemas, aga meil ei olnud ressursse, et seda korrektselt käima lükata. Seega ta pigem ei toetanud meie tegevust, vaid oli lisatööülesanne. Hetkel me oleme jõudnud õnneks olukorda, kus meil on piisavalt meeskonna liikmeid, et me saame seda päriselt kaupadega täita, hoida ilusa ja eetilisena, et ta tekitab inimesest tahtmise sealt ka midagi osta. Seega paratamatult peab siis muuseumi juhtkond ka arvestama, et kui sa tahad olla edukas e-poe maastikul, siis sul peab olema meeskond, kes seda toetab.